Tere, Anu! Käisidki korraks kaadrist väljas? Käisin ära, sisse ja välja kogu aeg. Et natukene elevust tekitada, muidu sa mõtled, et ma nii rahulikult siin täna läheb meil kahekesi. Ma kohe annan sulle sõna, aga ma kõigepealt räägin vaatajatele, miks ma ütlen, et laive peab tegema, kui sa tahad ettevõtluses edasi jõuda enda kogemuse näitalt. Väga kena, Viking haud. Okei, proovi, hakkama saada. Ma tõesti soovitan laivide veebiseminare korraldada, teha, intervjueerida, sest et ma tean isiklikult, minu jaoks on olnud see üks võtmetegureid, kuidas ma pilti sain Eestis turundusvaldkonnas koolitajana, lihtsalt tulla välja kaamera ette või taha, ette. Jaa, sõltub. Et lihtsalt see nii palju on päriselt mind aidanud, et kui sina oled ka alustav või sa veel ikkagi nagu kardad, et mõtled, nii tore kommentaariumis privaatselt seal lihtsalt kommenteerida, kui sedagi on ju, sest või lihtsalt anonüümselt pealt vaadata, siis tegelikult see võib anda sinu ärile tohutu tõuke, kui sa julged kaamerate tulla. Ja täna on sul erakordne võimalus kuulata maailma parimaid nippe, maailma parima kõneeksperdi ja kõnetreeneri, avaliku esinemise ekspert Anu Tähemaa. Suurepärane, aitäh Marika Juusu. Puustnub stuudio suur au ja hiilgus. Just enne rääkisime, kui keeruline võtta vastu komplimente. Aga lähme asja juurde, on ju, sest et ma tean, et Anu ei armasta üle aja minekut, et ta ei luba mul vist üle 30 minuti siin seda saadet juhtida. Muidu tavaliselt reedeti mul on ilusti tuleb ding-ding, 10 minuti pärast on eetris Marika Juusu kõigide oma fantastiliste külalistega. Anu Tähemaa võtab kohvi ja istub ja vaatab, mida nad siin igistavad, on ju. Ja nüüd olen siis mina, täna nüüd tring-tring ja siis pidin tulema siia, nii et oli natukene pudimist. Jaa, väga äge. Aga võib-olla alustaks kõigepealt selle peale sellest, et milline see laivi tüüp üldse, kas see ka üldse määrab, et kuidas esinemiseks valmistuda, et millised need laivi tüübid on ja kas kuidagi see määrab, kuidas mina siis pean laiviks ette valmistuma? Jaa, see on väga-väga hea küsimus, Marika, sellepärast, et mul just oli üleeile ühe inimesega juttu ja siis ma küsisin, kas sa teed laive. Ja ütleb, et jaa, et vahest ma lindistan nagu mitu korda ja mul hakkab juba natukene hõre tunne, on, et kas ta mõtleb selle laivi all sama asja, mida mina mõtlen. Ja siis selguski, et tema mõtleb laivi mineku all seda, et ta teeb videod valmis ja paneb nad internetti üles. See ei ole laivi minek, see on nähtavuse suurendamine läbi videote ja läbi nii-öelda oma väikeste klippide esitluste. Laiv on siiski see, kui sul on ees ainult see kaamerasilm, eks, ja vahest võib olla ka seal taga publik, vahest võib olla nii, et sa oled konverentsi laivis, kus siin nähakse siis selles ruumis, see on juba komplitseeritum ja sa pead olema väga teadlik, mis sa seal teed ja ei keksi enam edasi tagasi, nagu mina täna siin. Mis meil siis veel on? Meil on, vahest on võimalusi, kus sind intervjueeritakse ja siis kui sina intervjueerid kedagi teist. Ja vot nüüd siis, kui sul on need intervjueeritavaid veel päris mitu, kui suur peab olema ettevalmistus, et see läheks väga hästi, siis on meil ka see Q&A, kus sa saad küsida ja vastata ja siis on vaja kiiresti näidata, nii et neid laive on väga erinevaid ja siis on niisugused spontaansed laivid, mida ma meeldin. No sa oled kuskil mingis erilises kohas, no näiteks minu viimane kogemus oli Estonia kontserdisaalis, kus oli King Singers laulmas ja nendel oli lõpulauluks Mu isamaa armas. Saad sa aru, nad võtsid oma need tabletid ja seal oli eesti keeles ja siis saal hakkas nagu kaasa laulma. See oli nii ilus hetk, üliilus hetk ja siis laivid läksid käima. Et, nagu, et siis on see, mida sa ette ei valmista, aga sa naudidki seda sama hetke ja siis sa ei sega vahele. Lased inimestel ka nautida olla selles samas kohas. Nii et mina isiklikult pean alati väga oluliseks, et sa teadlikult tead, kuhu sa lähed, miks sa lähed ja et sa oled ette valmistanud, sest isegi kui nad naudivad praegu seal kohvi, neil on 100 muud mõtet peas, nad tahavad teha oma tööpäeva algust ja nii edasi, nii et ettevalmistus hakkab ikkagi peale. Ja mis on see ettevalmistus siis? Mida täpsemalt tegema peab selleks, et laivis päriselt valmis olla? Valmis tegelikult vist ei ole kunagi või? No jaa, kui on valmis, siis ma soovitaks hakata midagi muud juba tegema, sest siis on see juba niivõrd igav. Aga ettevalmistuse puhul ma pean eelkõige silmas seda, et kui sa lähed kuskile laivi, siis sul on see mõte, mida sa seal laivis tegema hakkad, mis on see sinu sõnum ja kuidas sa seda sõnumit presenteerid, kuidas sa aitad sellel inimesel aru saada, missugune on nüüd see kõige parem viis sellest sinu teemast aru saada ja miks nad just peavad oma aja sinu peale panema. Et kui sa lähed sinna selle tundega, et ma vaatan, mis see universum toob ja see on ka lahe, see on nende spontaansete laivdega, kui sa tahad, et sinu sõnum saaks olema tuntud ja kui sa tahad, et sinu sõnum müüb, siis sa pead väga täpselt teadma, mida sa tead. Ja siis on see väga huvitav, kui te näete neid põnevaid veebi igasuguseid seminare ja mida lihtsam sulle tundub, et see pole ju midagi, läheb lihtsalt sinna ja teeb ja tšiki-priki.
selle taga on suur meeskond, mega palju läbitöötamisi, sõnasõnaliselt kokkupanemisi, kes tuleb üle, kes võtab mingisuguse osa, kes paneb slaidi, see on nii suur töö ja inimene vaatab, et polegi midagi, et see kõige suurem meisterlikkus ongi see kõige lihtsam ettevalmistus, mis inimene mõtleb, et pole midagi teha. Anu, sul tuleb ka kell 12 live, nii et sina jääd siia Boostnap stuudiosse, mina võin ära minna siit, aga sina hakkad siin veel laivi tegema. Aga kas sul on mõni lugu ka, kus sul on midagi ebaõnnestunud? Oi taevas, kas sa nüüd arvad, et ei, perfektne on igav, lõpetame selle ära, ärge mõelgegi teha midagi perfektselt, sest niipea, kui te panete endale selle, tahan teha perfektse laivi, siis hakkab tulema nii palju asju vahele ja tegelikkuses sa oled seal krampis ja see pole üldse see, mida inimesed vaadata tahavad. Aga mul tuleb meelde küll üks lugu, mina tean, et mina ei taha oma kodu väga ära anda. Ja siis ma olin paar aastat tagasi, mõtlesin, et ma teen õues, suva missugune mets seal kuskil on. Ja tollel ajal mul ei olnud seal aias ka mitte midagi, ei olnud pinke ega mitte midagi, siis ma leidsin ühe ämbri, siis ma leidsin ühe paku, siis ma paku peale panin kasti peale panin puuhalu peale panin oma see iPhone 5S telefoni. Ja see ei püsinud kuidagi seal, siis ma pidin sinna oksakese panema, eks ju, siis ma heitsin kogu selle asja niimoodi ülesse, enam-vähem vaatan kogu aeg, kükitan niimoodi, kõrgus on väga hea, kõik on super hästi ja kõik on tagant hakkab olema ja siis see ämber, mis tagurpidi oli. Ja siis öeldakse ka ju, et valmista ette, eks ju, pane kõik need klepekatega omale sinna telefoni äärde, et sul oleks ilusti meeles ja kõik jookseks nagu imehästi käed, vaatate, et pilti kaader on ikka väga hästi. Ja siis hakkas see hetk, kus ma nagu lähen laivi, olin siis valmis, eks ju. Ja lähen ja siis istun ja vajutan seda nuppu laivi, et tere tulemast ja istun sinna ja tunnen, et mu ämber hakkab kogu aeg vajuma. Sest ma olin selle ämbri pannud just sinna, kus mütt oli alt ära läinud. Nii et selle alt oli tühi, et see ämber hakkas minema koos minuga. Siis tuli tuul, viis ära kõik mu paberilehed. Täiega nagu ja ma ei mäleta järsku, mida ma rääkima pidin. Sellest ei olnud veel küllalt. Peale seda, et see tuul viis ära paberilehed, hakkas mu telefon ütlema aku tühi. Sellepärast ma olin nii palju katsetanud, ma ei tea mitu tundi neid sinna paika pannud. Telefon sai õues tühjaks, õues oli külm. Ja siis ma lihtsalt nägin, et mul on ainult mõned sekundid öelda head aega. Ja jõudsin selle head aega ära öelda, kui tulid minu 2 kassi, kes otsustasid mängida ja panid kogu selle asja alt läbi nii, et kogu see ülesehitus lihtsalt kukkus kokku. Väga stuudio. Tõeline stuudio. Ja siis ma istusin seal nagu õnnetust ja mõtlesin, et jube piinlik. Ja muidugi ma kustutasin selle video ära. Väga rumal. Ärge kustutage. Jaa! Nüüd oleks praegu pidanud mine nüüd tagasi ja vaata, et neid hetki juhtub kõigil. Aga need teevadki selle olemise palju lõbusamaks ja laske juhtuda. Mis siis? Ja hoidke alles. Ja, see oli siis praegu selline tehniline pool on ju selline tehniline ettevalmistus. Kui palju see annab sellist enesekindlust sul laivis olla. Aga kas ka mingi sisemine häälestatus, mingisugune selline enda sisemine valmisolek, et kuidas vältida niisuguseid paanikahoogusid, ärevushoogusid, kõike muud, mis võib tekkida laivis? Jaa, see on väga suur osa, see on ütleme, see kõige suurem alustala. Ma räägin sellest ka täna kell 12 olevas webinaris, mis on see kõige põhilisem, et tulla niimoodi loomulikult kaamera ette ja olla sina ise, sest mul tuleb kohe meelde Kai Oja ja mina pilt. Et see tuleks nagu risti ja rästi läbi teha. Sest mina pilt on see, millega sa tuled eetrisse, millega sa räägid, millega sa reageerid kiiresti, kui midagi juhtub ja sa ei hakka nii palju paanitsema, et see enda platvorm peab olema väga stabiilselt laotud. Ja seda on võimalik arendada, see ei ole mingisugune. Mina olen ka olnud paar aastat tagasi täiesti seal kuskil põõsa all filmimas, jube piinlik, kui keegi tuleb, on ju. Kohe läheb nupp kinni, et see minapilt, see eneseväärtus, see teadlikkus, et sul on see sõnum, sest ei ole mõtet minna, kui sul mingit sõnumit ei ole või kui sa hakkad alles kobama või kui sa ei suuda välja öelda oma enese tutvustust. Et hakkad nagu kobistama, ei ole, kas ma ikka olen see, et see sisemine mitte piisav lööb niivõrd palju välja. See on kõigile, see ei ole nagu, et mõned on sellest vabad ja mõned on nagu orgaanilised ja teised on need, kes peavad õppima ja või kunagi ei saa. Saavad, kõik saavad, aga eks see harjutamine ikka teeb meistriks meil. Mulle nii meeldis see kommentaar, mis sa panid, meil oli kolmapäeva õhtul oli Liinaga laiv ja see oli ka niisugune ettevalmistus oli, mõtleme, super on ju selles mõttes jutumärkides, et Liina oli Egiptuse aja vahes ja tema arvas, et aega on ja meie juba siin kirsikesega paanitsesime, et kus see Liina meil on ja nii edasi. Aga sa nii ägedalt panid kommentaari siin, et kui me vaid teaks, kuidas see sõnastus on? Ütle ise. No kuidas see oli siis? See oli midagi siukest, et inimesed muretsevad hästi palju selle pärast, mida inimesed nendest arvavad. Jah.
aga tegelikkuses nad peaksid muretsema hoopis sellepärast, et nad suurem osa aega mõtlevad ainult iseendale ja sind ei pane üldse tähele. Nii et kui sul võib vahest tekkida, et või noh, et appi mul on vist tilk nina otsas, on ju, et siis appi kui jõudne kõik mõtlevad. Mooni seemned ei ole. Ja just nimelt ja isegi kui sul on, siis ma tean, et nad on seal kuskil köögis või kuskil tagatoas teevad asju, et lastele, et panevad kohvrid kokku, on ju, ja et koolikotid ja asjad, et nagu nad ei näe neid asju, et kui sa ise ei hakka ennast hoopis suurendama, et näe, mul ongi mooniseeme, on ju. Oih jäi siia vahele. Siis kõik näevad punne ja kõike ja nii et anna aga tuleb, kui tahad tähelepanu. Ja, aga mis on veel sellised mentaalsed häälestamised, nagu mingid mõtted, mis näiteks sind on aidanud või kas sul on olnud hirmu? Oi, kindlasti on olnud hirmu, loomulikult. No kuule, vaatad ju neid, avad selle interneti ja näed, üks on ilusam kui teine, on ju. Üks on noorem, on ju. Ja siis hakkadki mõtlema, et noh, et minu võib tekkida see, et noh, mis ma nüüd siin vana inimene ekraanile ronin. Ja siis vaatan, et on veel vanemaid, eks, ja siis tema mõtleb, näe, sa noor, sul veel nii palju aastaid jäänud, et see on nii suhteline, see kõik on sinu peas. Tegelikkuses on igal ühel oma sihtgrupp ja sa ei pea mõtlema, nagu mida nad sinust arvavad, nad kritiseerivad niikuinii. Ja kritiseerivad need, kes võib-olla natuke sinna peale kadedad, tahaks nagu ka, aga ise pole mitte kordagi teinud. Et see mõte lihtsalt lahti lasta, et seni, kuni sa kogu aeg mõtled ainult iseenda peale. Kuidas mul läheb, kas mul on meeles, kas ma oskan, kuidas mul tuleb, kui palju mul vahesõnas, oi, nüüd läks teema sassis, oi, nupp ei läinud käima. Seni on tegelikult punane tuli kogu aeg. Aga seni sellest järgmine samm, kui sa mõtled publiku peale, miks ma seda teen, miks neil on see kasulik, miks nemad ei pane aega lihtsalt, ei kuluta sinu peale, vaid see kõik on hästi oluline, mida nad teevad, nii et sa pead vaatama publiku suunas, mitte enda suunas ja siis on lihtsam. Täpselt, mind on see sama asi nagu aidanud, et ma pean lihtsalt olema kasulik inimestele, kedagi ei huvita tegelikult mina, milline ma välja näen ja kõik muud detailid sinna juurde. Ja tõesti, see on nagu ülihea, et pane fookus publiku peale ja proovi neile kasulik olla. Ja, just. Aga see sama autentsus veel, et korraks tagasi tulla siia, et autentseks jäämine, mainisid, et see on hästi seotud mina pildiga, aga kas mõni nipp veel, et inimesed kardavad, vaata, et äkki kas ma olen piisavalt autentne või ma ei julge, et kuidas veel nagu mõjuda autentsena, sest tegelikult see on ju kõige olulisemaid asju vist. No ütleme, on kahte liiki treenereid, mõned on nagu see, ütlevad sulle, eks ju, fake it till you make it. Mina sellesse tõesti ei usu. Sellepärast, et me oleme juba, ja kaamera silm on eriti julm, ta näeb ära, kas sa valetad, kas sa teeskled, kas sa kõhkled, see on nagu murduse sekund ja inimene tunnetab ära, et isegi mida ta ei näe, vaata see sisemine energia, mida tegelikult inimene tunneb, on ju. Ja ma järjest rohkem usun seda energialugu, et kui sa ikkagi oled nagu tühi, nagu sidrun, siis ära roni sinna kaamera ette. Mõtle mingi muu variant välja. Ja autentsuse osa, ma tean, et väga paljud tahavad, et ma tahaks olla nagu tema ja ma tahaks olla nagu tema. See on täiesti okei, aga ära hakka näitlema nagu tema, sest sa kunagi pole tema. Et see, kes sa päriselt oled, seda on nagu nii lihtne öelda, aga taaskord harjutamine. Seda on see, mida mina oma nii-öelda kas kuldsuudega või siis oma kõnejämmis kogu aeg, et tuleks välja see inimene ise. Mitte see, et hakkab midagi teist. Mina ei saa kunagi olla nii veetlev nagu on Triin. Ma ei saa kunagi olla nii tark nagu on. Sul ei ole nii pikkasid juukseid. Just nimelt, ei ole lehvitada midagi. Või siis Katrin Vilimaa otsing on ju nagu lihtsalt tulevad need tarkuse vorstid suust välja nii järjest, et sa nagu ei saa kinnigi püüda, on ju. Ma ei saa olla kunagi, sest mul ei ole seda kapatsiteeti ja mul ei ole seda sellist eriala. Aga sa saad olla see ja minul on näiteks tõesti iga esmaspäeva hommik omal programmis või ütleme selles päevakavas. Miks sa teed? Mida sa teed? Kui palju sa teed? Kellele sa teed? Et sa nagu tead väga täpselt ja mida rohkem ma olen jõudnud ja maandunud, et ma tean väga täpselt, miks ma täna olen siin, miks ma täna teen oma webinari, miks ma täna hakkan tööle nende algajatega, ma tean väga täpselt ja siis on nagu pilt selge. Ja siis sa oskad väga suunata oma energiat just nendele, kellel see kõige rohkem tarvis on. Jällegi nagu fookus endalt ära, on ju? Ikka, me tuleme siia ju teenima. Väga ilus. Nüüd ma läks kõik küsimused meelest. Mis ma järgmisena küsin? No küsin näiteks seda, et mis siis juhtub, kui sina oled intervjueeritav või siis vastupidi? Vali. Jah, ei olnud küsimused. Et mis siis juhtub, kui sina oled intervjueeritav või vastupidi? Oota, kui hea küsimus on ju. Vasta, mida tahad põhimõtteliselt. Eeskujulik näide intervjueerimisest põhimõtteliselt, mida tahtsin öelda, on see, et
Teate, andke andeks, me lihtsalt tunneme üksteist nii ammu, et sellepärast meil on võimalik siin olla selline, meil on omavahel lõbus. Aga me lihtsalt kuidagi, ma ei parandan natuke, me tegelikult saime tuttavaks mingi aasta tagasi või midagi. Päriselt või? Jah, või 2 või? See on pikk aasta olnud, jah. No ma räägin lihtsalt, jah. Anu lihtsalt nii tore äge inimene, noh, okei. Ja, et me ei võta nagu tõsiselt, me ei lähe pärast lõimaks. Nii. Et mis see küsimus oli? Kui sina oled intervjueeritav, siis sa pead olema see, kes nagu rohkem särab lava peal, eks ju, ja sina, kes sina intervjueerid, sina aitad temal särada, annad talle väärtust, annad talle nagu tausta, et teisel oleks võimalikult hea olla ja mida paremini sina avad selle esineja, seda paremini tuleb ka see informatsioon välja ja rohkem väärtust saab kuulaja. Ja siis sina nagu hoiad ennast vähe tagasi. Nii palju on neid näiteid, kus nagu koos intervjuu läheb õudselt pikaks, sest eks ju intervjueeritav räägib oma loo ja siis see, mul on veel uhkem lugu ja siis tuleb veel 3. lugu ja siis tuleb 4 ja niimoodi jäävadki nüüd, kumb siis nüüd kõvem on. Ei, et selles väga täpselt pead olema balansis, aga minule endale meeldib intervjueeritava niisugune vorm, noh, et me oleme üks ja teine ja niimoodi mängime ja ma vahest kiusan ka, et ma küsin rohkem sinu käest, kui ise vastan. Aga kõik ei ole sellised, et väga paljud on ju hästi piiratud, eks ju. Tulevad, päbistavad ja sa pead aitama, et nad... Ja. Ja vastupidi siis, et kui sind kutsutakse külalisena otse-eetrisse? Siis sa pead kindlasti andma teada, missugune on sinu sõnum sellel korral, kuidas sina saad aidata, et sinu informatsioon rohkem välja tuleks seda, kes hakkab küsimusi küsima. Nii et hea on võtta mingisugune aeg enne ja rääkida läbi, ma tahan jõuda sinna, minu publik vajab sihukest asja, ütleme, kui sina oled nagu tänases rollis, eks ju, minu publik vajaks sellist asja. Mida sina saaksid anda selle lühikese aja jooksul, et see publik saaks selle, aga meil ka omavahel on lõbus ja et see jutt oleks orgaaniline. Et me võime küll valmistada ette kõik need küsimused, aga need ei lähe ju alati niimoodi, eks. Aga me peame teadma seda tulemust, et mis on see ajafraas ja mida me siin umbes teeme, millised osad me katame ja kas inimestel tekib küsimusi. Ehk siis jälle ikkagi nagu see sõnumi natuke paikapanek on ju, sihtrühma paikapanek, need samad esmaspäeva hommikused küsimused, mida sa tegelikult küsid põhimõtteliselt samamoodi. Aga kas sa soovitad tulla ka varem nagu kohale, et mingit nagu ruumi näha ja ma mäletan kunagi sa ütlesid, et tegelikult on hea, kui sa tuled nagu natuke varem kohale, et mitte päris viimasel minutil. Ja minule meeldib ja tegelikult öeldakse ka, et professionaalsust loetakse selles, et inimene on alati varem kohal. Ta on kas näinud pilte sellest kohast, kui ta läheb näiteks telestuudiosse või ta teab, kes on see inimene, kes küsima hakkab. Ta on kuulanud läbi mingid intervjuud, et ta teab, mis stiilis see inimene, missuguse stiilis sa peaksid ka vastama. Ja see on nii palju väga-väga nüansid. Vaata ka, mis sa selga paned, eks? Kui on must stuudio ja must särk, no siis on nagu niisugune kahvanegu ainult seal, et sa näedki ainult näoilmut, aga meil on keha ju ka, eks ju. Ja kogu see, see pilt, mis kõrgus, et kuidas see tehnikas neil läheb, et täna ka me olime ju väga ilusti valmis, aga siis selgub ikkagi, et mingi järjekord sai teistmoodi ja see õnnestub siis nagu rahulikult need asjad paika panna, kuidas see tehniline pool on, et tuleks ikkagi lõpuks välja ja oleks tore, mitte niisugune Kuidas on publiku kaasamisega, et mis me küsime nendelt, et nad praegu nüüd kõik siia kommentaariumisse hakkaksid rääkima? Või kuidas see kaasamine üldse käib? Ja kaasamine nüüd on nagu sinu osa, eks ju. Ja just nimelt, et sina oled nüüd see, kes siis nagu julgustab, kuidas inimesed võiksid küsida ja mis sa sellest arvad ja siis see annab nagu mulle natukene hingamise aega, eks ju. Siis sina saad vaadata, mis toimub näiteks seal chatis, neile ka vastata ja väga hea, et siin väga hästi ma näen, kuidas siin hello, Jaanika ja Triin ja ma näen Veidi Kool siin. Nüüd tuli üks nipp on ju, et ma ei nimesid, jah? Just nimelt. Et need, kes sind vaatavad, hüüa nende nimed välja. Ja kui sa küsite küsimusi või kellegi kommentaari loete, siis kindlasti nimetage ka nimi, sellepärast, et inimene on ennast ületanud selles olukorras ja ta näeb, et teda on kuulnud, et sellest oli nagu kasu. Mitte see, et sa paned nagu küsigi küsimusi ja siis nagu mitte midagi ei vaata, et hea küll, oli tore, et seal chat lendas ja imeline, aga et et siis kellega live on ju see imeline võimalus, kui sa saad inimestega otse suhelda, eks. Kui sa teed oma video valmis, siis sa seda ei saa. Nii et siin on nagu, näiteks ma võin küsida, et kus kohas te meid vaatate, nii põnev oleks. Kirjutage lihtsalt üles, et see on ka väga-väga lihtne küsimus, meil on hästi tore, et me saame jagada. Kus te vaatate ja siis küsiks, mis ilm on ka näiteks juurde. Kas teil veel lund on seal või? Kas toonekurel on jalad kõverad näiteks? Kas tuul vaibus ja toonekurgede jalad läksid sirgemaks? Eile oli nii kõva tuul meil, et sookurjad olid kõik kõveras. Nii. See on sinu läpakas, kerime ise siit edasi natukene. Mis meil siin oli? Meil on rääkimata, tead mis asi? Nii,
puhas see tehniline, mida me peaksime nagu vaatama. No kas või see, et eks ju mobiiltelefonid on väljas, et ei hakka siin telefonikõnesi vastu võtma kogemata või. Ja mis meil veel on? Et missugune on see stuudio üldse, eks ju, et kuidas, kui kaugel mingi asi asetab, mida sa siin üldse teha saad, kas inimene, kes tuleb, tahab ringi liikuda või ta tahab olla koha peal ja kuidas ta tunneb ennast mugavamalt, eks. Mis meil veel on siis? No ja siis, kui teed kodus on ju, et siis proovid ennem selle Zoomi läbi, share'id, vajutad share nuppu 5 korda, ei hakka seda laivis tegema, sellepärast, et laivis on ärevus ja siis sa ei leia enam seda share nuppu üles. Ja siis ära kindlasti hakka seal nagu kommenteerima, oota ma nüüd vaatan, kus kohas see nupp siin on, oota mul kogu aeg on tulnud välja, aga täna näe just ei tule, et no, päästanud ennast sellega, et sa paned lihtsalt vahepeal suu kinni ja loodad selle peale, et internet jääb alles. Sest see on kõige hullem, mis juhtuda või kui see ka ära kaob. Jaa, sest et see alateadlik enesekaitse hakkab kohe tööle, nii et sa hakkad ennast vabandama olukordades. Aga kusjuures need sellised laivides toimuvad sellised vahepealsed äpardused jutumärkides, kus see vaene laivi tegija võib küll väga krampi minna, aga tegelikult mina olen näinud, tõmbab täiega publiku üles jälle. Ma olen vaadanud meil Kodulehe koolitustel, kui Teet ei leia mingit õigeid asju ülesse, muidu tal vaata niimoodi vilumusega kogu aeg see hiir käib seal ja kõik inimesed juba satuvad sinna kuskile tsooni on ju, noh. Ja siis, kui ta läheb midagi sassi, siis kõikidel on järsku tähelepanu. No kuidas ta ennast siit välja keerutab nüüd? ja muideks ka vahest see vaikus on väga hea. Et lihtsalt nagu jäädki vait, vaatad midagi ja siis annad neile mingisuguse ülesande korraks midagi teha või et ei tasu nagu minna paanikasse, kogu aeg ei pea ju täis rääkima asju. Muideks näe, Tartus on mõnus talvine ja Helsingis on tuuline. Oi vaene Kaari, me nii loodame juba. Lumi on maas. Eks ju. Oi taevas, Taimaal ei ole lund, on tormine ja vihmane. Rõugas tuiskab ja toonekurk külmetab sellest teadses. Tervitused Martin, nii tore sinna. Et see on see laivi võlu, eks ju, see sõltub nüüd, kui palju meil on aega, täna meil on lühikene formaat ja ma ei hakka siin väga pikalt kerima, aga et noh, nii tore vaata, nad on meiega praegu, nad on valinud selle aja, et olla meiega ja meil on jube tore olla. Ja tegelikult mitte ainult meiega, vaid ka tegelikult kõikide teiste. Just nimelt, meid on nagu palju, eks ju. Pärnus on päike, ebaaus. vaata oma vahel ka, Pärnus on päike, Pärnus hall ja udune. Väga huvitav, Pärnu on suur linn. Huvitav, jaa. Ja. väga lahe. No, mis sul veel küsimata on? Ma mõtlengi praegu. Mul tuli meelde. Palun küsige. Jaa, küsige teie ka. Mul tuli ka meelde üks küsimus huumori valdkonnast. Eile keegi küsis mu käest, et mida teha selle huumoriga. No huumor on ju väga teretulnud asi eetris. Sa pead ise teadma, kui palju sa tahad seda huumorit lisada ja kus see huumorisoon kellelgi jookseb, et kui sa kuskil börsil oled ja teed mingeid selliseid ülekandeid, siis noh, ma ei usu, et see huumor seal nüüd alati ühtepidi mõjub. 100 000, pole õnne. Just, palju õnne ja see 100 000. Et sõltub, kus sa oled, aga see vabadus ja see, et nagu sa ise enda üle saad naerda ja need äpparduste üle samamoodi, et mida vabam see olemine on, et see televisioonis on vähe teistmoodi. Vaata, kui sa televisiooni lähed, siis seal on väga spontaanne, aga samas ka väga hästi teada, et see televisiooni laivi ettevalmistus on hoopis teistsugune, sest seal öeldakse sulle sõnum, sul on teatud aeg, eks ju, ja seal on veel teised inimesed, kes sa pole kunagi näinud ja sul on aeg ainult see lühikene hetk, kus sa pead ütlema oma sõnumi ja selle sõnumi peale kindlaks jääma, et see siis nagu inimesi on ju vaata mitu sorti, kes meid kuulab, vähemalt 3. Jah, eks ju. Mõned on need, kes tahavad tunde ja emotsioone ja nii edasi. Teine on see, kes tahab arve saada hirmsasti. Kolmandal on see, et ta vaatab, et sa näed korrektne välja ja oled siuke, tüüpe on väga-väga palju. Et sa pead kuidagi moodi paigutama sinna vahele, nii et alati valida kohta, kuhu sa lähed, eks ju olla siis aupaklik, mis selga paned näiteks või mis stiilis see üldse on, et noh see jah, et ettevalmistus taaskord ja siis ega see ei pruugi ka alati minna niimoodi, sest sellest tuleb ju ka närv sisse, eriti see ajakitsikus on see, mis nagu pressib sind kokku. Aga ka seal on, et kui sa tead kindlasti, et televisioon on see koht, kus inimesed saavad meelelahutust. See on ikkagi laias laastus ja seal võib olla haridussugemeid, seal võib olla 11 ja 3, aga siiski see on see, kus inimene tuleb, paneb teleka käima, tal on mõnus, inimestel on seal hea olla, nii et see kehakeel räägib juba hästi palju. Ja jah, palju selliseid asju, kus see vinkel võib seal ära keerata, pead olema lihtsalt valmis ja samamoodi lased oma õlad alla ja vaatad, mis see moment toob, aga sa pead teadma oma sõnumit, mis tähendab seda, et kui sa ei ole huvitav televisioonis, siis need inimesed, kes sind sinna valivad, nendel on oma ülesanne, nemad vaatavad kogu aeg vaataja numbreid. Eks ju, kui palju täna oli, kui palju see teema siin katab, kas me teinekord saame veel kord võtta? Tegelikult see on ju kõik suur raha, eks? Ja nüüd ei ole enam see tunne, et kas ma julgen laivi minna või mitte, kui sa teed juba mingit asja, mille üle sul on meeletult hea meel, sa tahad seda inimestega jagada, siis hakkab juba see mäng, kuidas mina sinna eetrisse saan.
ja sinna saada ei ole mitte väga kerge. Nii et alustage nendest laividest, olge sama mõnusad, nagu meil täna see atmosfäär siin kahekesi on ja sellest kellelegi jääd sa silma, keegi kutsub sind edasi kusagile podcastidesse ja täpselt samamoodi ettevalmistus on igal pool sama. Podcasti üle inimene tahab samamoodi näha numbreid, kui palju sind vaatavad. Et kui sa lähed lihtsalt lobisema, siis sellest ei ole palju kasu. Ega ma ei arvagi, et me siin poole tunniga nüüd kõik saame maailma parimateks laivi esinejateks, kuigi need nõuanded, mida sa jagasid, on täiega kuldsed on ja ma loodan, et teil pastakas kiiresti käes käis. Mina korjasin üles seda, et ettevalmistus on ju, aga esiteks ka see fookus. Nagu just minule jäi kõige rohkem kõlama praegu see, et ära mõtle iseendale, mõtle teistele, kellele sa lood ja kellele sa tahad midagi anda. Ja see aitab nagu kõikidest muudest nagu ärevustest ja muudest minu meelest väga hästi üle saada. Aga sul tuleb nüüd kell 12 ju live. Õigus. Näed, vahepeal läks juba meelest ära. Kus sa tegelikult hakkad rohkem neid kaarte avama, on ju? Mis sul seal plaanis täpsemalt rääkida on? Teemaks on 4 sammu enesekindlema kõnelemise suunas ja see on just nendele inimestele, kellel on nagu kulda jagada. Aga nad kõhklevad, et oma suud lahti teha. Nad ei julge teha neid samme kuskil kätt tõsta või koosolekul oma ideed avada või nad ei julge teha oma Facebook live või siis videoid või siis isegi teha postitusi, et see on selline just nendele, et neid aidata minema, sest mina tean, et minu elu muutus sellest hetkest, kui ma tegin oma suu lahti ja hakkasin ennast nagu päriselt avaldama. Mitte nii, nagu ma eeldasin, et inimesed tahaksid. Seda õpetatakse ka. Vaata, ma ei rääkisin alguses, et on inimesi, kes õpetavad sellised, et nagu fake it till you make it. Aga no vaata, klaverimänguga, viiuliga, sellega on hoopis teine asju. Su tehnika on siin, kogu su tähelepanu on siin. Kõnelemisega on see, mis sul siin peas on, eks? Ja seda sa keegi pole ette andnud, näitlejatel on tekst ees, eks ju. Aga siin sa pead hakkama ise ja selle ise endani jõudmine, mida varem te saate, seda parem. Ja kunagi pole hilja. Minu ema alustas oma elu ilusamaid aastad 75-selt. Nii et hilja pole mitte kunagi. Absoluutselt. Ja mis sa seal veel räägid? 4 sammu, äkki põgusalt. Mis need 4 sammu on või siuke veel ülevaade? No vot ei ütle praegu. Tulgu vaatama kell 12. Okei, aga seda saab siis kust vaadata? Seda saab vaadata. Palun, avalik esinemine Anu Tähemaaga on olemas Facebooki grupp. Küsige endale ligipääsi, sealt saab üle vaadata. Ma arvan, et Zoomi ruum on meil juba päris korralikult hõivatud. Nii et ma sinna ei julge seda reklaami lasta, aga ma arvan, et see ei jookse mööda külge maha mitte kellegil, sellepärast, et need põhitõed, need algused, mida ise saad selleks ära teha, et sa oleksid enesekindlam, mis iganes levelil sa juba oled, et tule ja proovi, et see on järjepidevus, see on teadmine ja see on praktika. Kas maksab midagi? Ei, tasuta, loomulikult tasuta. Tasuta lõunasöök. Vaat vahest on tasuta lõunasööke täiesti olemas. Ja järelvaadatav ka või? Ja järelvaadatav, no vot, kribage mulle, kui pikalt see oli järelvaadatav. Ma arvan, et mingisuguse aprilli lõpuni. Jah, õigus. Aprilli viimane kuupäev. Nii et kui täna ei saa, siis saab veel natukene ikkagi võtta mingi hetk õhtul, näiteks reede õhtul kiirelt läbi vaadata. Aga ideaalne muidugi, kui sa saad kohale, ma usun, sest et just sa saad oma personaalseid isiklikke küsimusi ka küsida või? Absoluutselt ja ma plaanin mõnega ekraanile tuua, nii et kõhukuti on isegi suurem kui tavaliselt. See ei ole selline, kus lihtsalt Anu Tähemaa räägib ja siis kõik kirjutavad üles, vaid siin on ootamatusi tulemas. Anu, meil on 1 minut aega veel. Jah, ütle midagi ilusat. Sina. Ma julgustan kõiki tegema neid laive. See on aeg, mis on võidetud aeg, mitte kulutatud aeg. On olemas see sama Anu Tähemaa grupp, avalik esinemine, tulge sinna. Selle gruppi ma lõingi just nimelt sellepärast, et inimesed saaksid vaadata, kus kohas see nüüd live käis, et seal peab olema ideaalne. Kui te tahate kuskile teha reklaami oma sündmusele, siis minu grupis saab seda teha niimoodi, et te ise proovite, kuidas seda öelda on ja ma saan anda kommentaare ja tagasisidet. Nii et see on kõige lihtsam viis alustamiseks, et võtke see aeg ja seal ei pea hea välja nägema, ei pea minema juuksuriks ja kuskile mujale. Lihtsalt, et te tehniliselt õnnestud ja teed seda oma asja ja proovid ja proovid ja proovid. Kui te näete kõikide nende, kui te Marika esimesi kaadreid näeksite, siis ma arvan, et te saaksite kõvasti julgustust. Aga Anu, ma olen kõik esimesed kaadrid ära kustutan nii, nagu sina oma ämbri kaadrid. Miks me ära kustutame need? Vot sellepärast, et enesekindlus ei olnud seal, kus peaks olema. Nüüd oleks ju nii tore vaadata, on ju. Sükene nunnu alles alustab, väriseb seal. Me oleme kõik seal olnud, nii et tegelikkuses see saab olema järjest rohkem selline formaat, mis levib ja eestlastel on nii palju, mida anda. Palun tulge välja oma häälega ja näoga. Ma jätan nüüd siia pausi, sest see oli nii ilus. Pikk paus. Kohtume 12.
jah, kell 12 Anu grupis ja veebikooli live järgmisel reedel hommikul kell 10 jälle. Mõnusat nädalavahetust kõigile. Tšau!